Tere! Kujutage ette aastat 2033. No täpselt sedasama 19. novembrit. See on Tallinnas olevast kasvuhoonest korjatud ananas. Tõenäoliselt on see kasvuhoone ehitatud mõned aastad enne tänast 2033. aasta 19. novembrit mõnesse tühjaks jäänud kaubanduskeskusse. Nimesid me ei nimeta. Aga selle jaoks sobivad need väga hästi. Toidu tootmine liigub linnadesse väga erinevatel põhjustel ja ma arvan, et juba 5 või kindlasti 10 aasta pärast me näeme, et see on täiesti möödapääsmatu, sest muutused, mis kliimas toimuvad, on paratamatud. Ja kõikide asjade kasvatamiseks ei pruugi enam olla kohti lõuna pool ja ammugi mitte meie enda põldudel. Nüüd tuleb järgmine asi. See on kast, mille sees on kütuseelement, millega on võimalik täitsa rahumeeli, võib-olla ta on natukene suurem, töös hoida ühte majapidamist. Miks ma sellest räägin? Väga lihtsal põhjusel, te kõik kuulete alati, kui puhub tuul, liinid lähevad sassi, kuidas tuhanded või vähem tuhanded inimesed on nädalaid ilma vooluta. Põhimõtteliselt see ongi kast, aga selle toitmiseks ei ole vaja mitte midagi muud kui vesinikku. Vesinik on siin. Nii, kas ma aitan? Pole raske vesinik. Kerge, ratastega on ta kerge. Selleks, et üks majapidamine peaks vastu mõned päevad, on vaja nii palju vesinikku. Rõhu all. Ja põhimõtteliselt on see autonoomne elektrivarustus. See ei ole oluliselt kallim kui see, mis täna olemas on, aga põhimõtteliselt te näete siin tehnoloogiat, mis on, ütleme niimoodi, hästi lihtsal kujul üles ehitatud, aga see on sisu, mida me näeme Tallinnas rohkem 10 aasta pärast. Me näeme 10 aasta pärast ka autosid, millel on sees selline balloon ja nad sõidavad vesinikuga tehes sellest elektrit. Ja see on üks põhjalikumaid muutusi, mis toimub. Me võime küsida, kas me hakkame elama siis 10 aasta pärast nagu Marsil või? Nagu oletatakse Marsil elatavat. See võib isegi nii olla. Me peame olema väga suures ulatuses autonoomsed. Suutelised olema autonoomsed. Elama, küll mitte nii, aga näiteks nii, mis on Rootsis voorkorda omavalitsuses esimene Skandinaavia täpselt sellel mudelil. Vesinik, siit on üks asi puudu, siit on puudu elektrolüüser. See on umbes nii suur. See on küll pappkast, aga see on umbes nii suur. Ja siia tuleb sisse vool päikesest. Need 3 asja kokku annavad teile selle, et teil on olemas vesinik, millest elada ja samamoodi on tehtud selles samas majas, mida te näete siin. Me näeme seda, kuidas 10 aasta pärast on olukord, kus linnaruum on tunduvalt paindlikum. Ta on väga paljudes linnades juba täna paindlik, ehitatakse modulaarselt. See on näide Ameerikast, see on näide Eestist. Kuidas on võimalik vähendada, mida ka Deniss Borditš rääkis, seda, et inimesed ei sõidaks autoga. Täna nad sõidavad umbes 12 või 14% kõigist sõitudest on sundsõidud. Selle tõttu, et see koht, kuhu lõpuks on vaja minna, on eemal sellest kohast, kuhu lõpuks peavad jõudma lapsed. Koolid, treeningud ja nii edasi. Kuna ei ole maju seal ja koole ja lasteaedu seal, kus sooviks, linnad muutuvad modulaarseks ja paindlikuks. Me teame juba seda, et täna ehitatakse ja renoveeritakse, see on Akadeemia teel Tehnikaülikooli ühiselamu, mida on juba kord renoveeritud modulaarsel moel. Kiirelt tehtud energiasõbralikuks ja siin on päikesepaneelid, täpselt samamoodi võivad olla sellesse majja paigutatud kõik võimalikud vesiniku ja muud tehnoloogiad. Ja siin on need kasvuhooned, mis on olemas juba täna suuremates linnades, erinevatel põhjustel, aga saavad olema ka Tallinnas. Just nüüd selle tõttu, et mitte olla toidusõltuvad. Miks on oluline näiteks muundada seda sama päikesevalgust vesinikuks ja teha sellest elektrit? Vaadake, see on kõige lihtsam viis olla energiasõltumatu. Kasutada otse päikeseelektrit, tuuleelektrit,
mis on meile täna teadaolevad tehnoloogiad, ja salvestada seda vesinikku. Me täna ju oleme kasutamas seda naftasse salvestatud ja gaasi salvestatud energiat, mis on muudes riikides. Meil ei ole siin mitte mingeid spekulatsioonivõimalusi. Me ei teeni mitte mingit kasumit. Iga liiter, mis põleb ära sisepõlemise mootoriga autos, on tegelikult majanduslikult suhteliselt kehv samm. Ta teeb meid vaesemaks, otsesõnu vaesemaks. Loomulikult me ütleme, et me teenime nii hästi, kui me ei peaks seda kogu aeg välja vedama, raha nimelt, oleks asjad head. No, näide, see on Pääsküla prügila. See ei ole Pääsküla prügila, see on üks muu prügila Saksamaal. Põhimõtteliselt on võimalik nõndanimetatud kodanikuenergeetika korras teha Pääsküla prügilast jõujaam, mille juurde ehitatult siis suurem kui see kast siin, elektrolüüser. Toodaks siis umbes aastas 200-300 autole vajalikku vesinikku, et need saaksid ringi sõita. Kui me küsime, kui palju siis on vaja neid päikesepaneele, kui me lähtuksime ainult sellest, et mitte ühtegi muud energiaallikat ei ole, mitte ühtegi teist. Ja meie autod ei sõidaks mitte otse elektri pealt, vaid näiteks vesiniku pealt ja mingit muud kütust ei oleks. Uske, kui mitte, see on umbes mingisugune 35x35 kilomeetrit või 40x40 kilomeetrit plats, mis peaks olema kaetud päikesepaneelidega. Ja seal juures peaksid olema elektrolüüserid, mis veest, mida meil õnneks jätkub rohkem kui põlevkivi, teeksid siis vajaliku energiakandja. Ja see on reaalsus. See ei ole nagu utoopia selles mõttes, et me arutame selle üle, et kas ja kuidas. Ei, see on täiesti reaalsus, tehnoloogiad, mis on seda võimaldavad olemas. Ja see on nüüd hoiakute küsimus, millisel moel on võimalik see tänane Tallinn konverteerida selliseks teistsuguseks Tallinnaks, mis on ka Tallinn, aga hoopis teistsugune. Hoopis mugavam, hoopis põhjalikum. Kui me küsime planeedi Maa kohta, et kui palju siis, kõik siis oleksid nii või, vaadake, ei olegi väga palju. 1400 korda 1400 kilomeetrit. Linnade all on oluliselt rohkem. Peaaegu 2 korda suurem pindala on linnade all. 37% maismaast on meil põldude all. Selleks, et kasvatada erinevaid taimi. Kui me vaatame seda, kui palju on Saksamaal vesinikutanklaid, kui me vaatame seda, millise jõuga tegelikult autotööstus muudab meie igapäevaelu, muudab ka Eesti elu, siis lihtne on sellega kaasa minna ja mitte vastu vaielda. Selles mõttes võib kritiseerida. Me oleme täna biokütuste needuses ja ma seletan ära, milles see needus seisneb. See needus seisneb lihtsalt selles, et kui me täna 1 hektarit rapsipõllult korjame õli, siis me suudame üleval pidada 1 autot aastas. Kui me tappes orangutane, võtame džungli maha ja paneme sinna õlipalmid, siis me suudame 1 hektari pealt üleval hoida umbes 5 autot, heal juhul. Kui me võtame päikesepaneelid, paneme need veidi kõrgemale, et taimestik säilib, siis me tegelikult suudame sellisel moel toota vesinikku koguses, et 20-30 autot oleksid laetud ja sõidetud iga-aastaselt. Ja nüüd tuleb kõige olulisem asi, milleks me peame valmis olema. Sellega ma ka lõpetan, kuigi ma olin valmis juba rääkima 5 tundi järjest, aga arusaadavalt ei ole see võimalik. 19. sajandil oli selline mees nagu William Stanley Jevons. Tema oli söetööstuse mees, ta suri suhteliselt noorelt 47-aastaselt, kuigi tol ajal oli see päris pikk eluiga. Ja Jevons pani tähele seda, et ükskõik mida tehakse masinatega, ükskõik kui efektiivseks neid tehakse, siis järgmisel hetkel leiutavad inimesed võimaluse, kuidas veel rohkem energiat kasutada, vaatamata sellele, et eelmine piir oli just nagu käes. Ja see Jevonsi paradoks toimib tänase päevani ja toimib ka tulevikus. Ehk et olukord, kus me suudame energiat kokku hoida, ei vii mitte selleni, et meil kulub vähem energiat, vaid olukord, kus me suudame energiat kokku hoida, viib veel suurema energiakulutuseni. Mitte ainult edevusest või ahnusest või millestki muust sellisest tänasel hetkel ka selle tõttu, et kliima on muutumas. See, et meil oleks elukeskkond hea ja mugav aastal 2033, kui kasvuhoonetest saab Tallinnas korjata ananasse, on vajalik, et need inimesed saaksid toime tulla ka võib-olla 1 nädala, võib-olla 3 nädalat, aga võib-olla 8 nädalat kestvate kuumalainetega. Ja see nõuab energiat. Asjaolu, et me ei kasuta enam süsinikupõhiseid kütuseid, tingib möödapääsmatult selle, et me peame hakkama koguma, tootma ja muundama oluliselt rohkem energiat, kuna need muutused on vajalikud. Ja see on täna võimalik. Ja täna tuleb sellega peale hakata ja ma arvan, et see ongi tuleviku Tallinn. Aitäh!